Tere! Täna on üle-euroopaline mitmekesisuse päev. See on nüüd juba Eestis tähistatud 8. korda ja see on mitmekesisuse kuu raames, aga selline kulminatsioon on täna 11. mail. Me oleme täna kutsunud kokku suurte ettevõtete need töötajad ja juhid, kes tegelevad personaliga. Sest et mitmekesisus töökohal on võib-olla see kõige silmapaistvam koht, kus me kokku puutume väga erinevate inimestega ja me oleme nagu sellele tähelepanu juhtimisega viimastel aastatel ka rohkem tegelenud. Kas igal pool see on hästi õnnestunud ja kui kaugele selle mitmekesisusega on mindud, eks me siis täna sellest ka oma saates räägime. Täna me siis Teliat, kes on meid kutsunud ja ma alustangi siis meie paneeli külaliste tutvustamist, kes esindavad kõik suuri organisatsioone. Minu kõrval istub kohe Allan Parik, ta on SEB juhatuse esimees. Siis edasi on Piret Lank-Ots, kes on Prisma personali arendusjuht. Edasi on Merle-Liisu Lindmaa, kes on Microsofti personalijuht ja meie maja perenaist, meie maja, kus me asume, Teliat esindab müügi ja teenindusjuht Katri Liiberg. Tere! Nüüd me saime oma nimed ja ametid teada ja me kõik oleme selle mitmekesisusega kokku puutunud. Kui minu küsimus on, kas me sellest nagu tegelikult enam nii väga igapäevaselt mõtlemegi, et tegelikult on meil tööl inimesed, personal, kellel on omad ülesanded, kes siis täidavad need ülesanded paremini või halvemini ja me nagu ei näe, et peaks olema see mingi eriline sündmus, et rõhutada seda mitmekesisust. Aga ometi me sellest räägime ja ma küsingi nüüd, et kas see on juba tavaline normaalsus või me peaksime ikkagi veel siiski tähelepanu juhtima ja tegema midagi rohkem, kui seni oleme teinud, et see mitmekesisus siiski oleks nagu tagatud. Ja ma alustaksin Teliast, et Katri, kuidas teil on selle mitmekesisusega? On see juba loomulik osa teie personalipoliitikast või peate selle nimel kuidagi pingutama? Kõigepealt aitäh väga hea sissejuhatuse eest ja aitäh ka küsimuse eest, et ma tahaks öelda, et nii ja naa. Et ühest küljest, kui rääkida mõtteviisist, siis ma usun, et see on Telia inimestesse küll juba suhteliselt hästi sisse kodeeritud, et me kohtleme oma töötajaid võrdselt, et me värbame kaasavalt ja mitmekesiselt, kuid nagu ikka suurte ja tähtsate teemadega selleks, et need oleksid fookuses ja ei ununeks ja me ei langeks võib-olla mugavustsooni, on hea siin ikkagi silma peal hoida ja ka mõõta ja mõõta nii tegevusi, mida tehakse selleks, et siis olla mitmekesised ja kaasavad, kui ka siis neid eesmärkide saavutamisi. Meil on omad eesmärgid siin püstitatud nii Telia kompanii tasemel kui Telia Eesti tasemel. Ma küsin kohe, kas need eesmärgid tähendavad teatud sellist maatriksit, kvoote, et palju mehi, naisi, noori, vanu, erinevate muude taustadega, et oleks kaetud kogu siis nii-öelda see maatriksi väli. Kas me võime eesmärkide all ka seda silmas pidada, et on niisugune kerge muster ees? On täitsa avalik info, et meie jaoks on oluline, et erinevatel juhtimistasanditel oleks mehi ja naisi võrdselt esindatud ning tegevuse eesmärkide poolest siis mõõdame me seda, et meie juhid oleksid läbinud teatud koolitusi, et nad oleksid teadlikud siis nendest põhimõtetest. Et sellised eesmärgid on kõik olulisemad. Nii, aitäh. Aga nüüd Merle-Liisu Lindmaa, palun, kuidas Microsoftis on? Mitmekesisusest räägime iga päev. Kaasamine ja mitmekesisus on meil kaks sõna, mida me kasutame tihtipeale ja rõhk läheb pigem kaasamisele kui mitmekesisusele. Sest mitmekesisus võib olla see, kuidas sa mõtled, kuidas sa väljendad, introvert, ekstravert, vana, noor, sugu, rahvus. See võib olla üksteist kõik, mis erivajadus,
no jah, ühesõnaga, see võib olla kõik, seetõttu me räägime eelkõige kaasamisest ja räägime iga päev ja õpime iga päev, ta on selgelt meie ettevõtte üks kultuuri osa. Me teeme toodet, mida me tahame, et leiavad kasutust hästi paljude inimeste poolt, hästi paljude organisatsioonide poolt. Me töötame selles suunas, et meie organisatsioon sees on siis umbes 200 000 töötajat, oleks nagu peegeldus välismaailmast. IT-maailmas me kõik teame, et see võib olla keeruline, et see on see kaasamise pool. Teine pool on see, et me teeme ruumi kõikidele inimestele. Me õpetame ja õpime igapäevaselt käituma, kuidas teha ruumi kõikidele inimestele. Et see on nagu see käitumise pool. Meil on eesmärgid, meil on programmid, meil on rakendused, ütleme niimoodi, et ei ole juhti, kes ei mõtle igapäevaselt sellele, ei ole juhti, kuidas ma ütlen, meil on ta sisse ehitatud kultuuri osasse ja nagu rakendamisse, et me peame olema kaasavad, et seal on hästi struktuurne maailm taga. Et see ei ole niimoodi, et me võtame selle... 11. mai tuleb meelde. Jah, et ei tule ainult maikuus meelde, jah. Et see on osa teie igapäevast tööst. Päeva ja nii juba väga kaua aega. Aitäh. Nii, Piret Lank-Ots, palun, kuidas Prismas on mitmekesisuse teadvustamisega või on see ka loomulik osa? Mitmekesisus ise on kindlasti väga loomulik osa ja olnud juba ammusest ajast, aga see teadvustamine ja võib-olla selle teema nagu väärindamine ja väärtustamine, selle esile tõstmine, see on olnud selline viimaste aastate areng, et seda tuua esile. Näiteks oleme ka aru saanud, et need, kes kandideerivad meile, ka nendel on see sõnum erinevus rikastab nagu oluline ja oleme seetõttu nagu seda rohkem esile tõstmas. Et meil küll ei ole selliseid kvoote või eesmärke püstitatud, meil on tõesti nagu üks väga põhiline printsiip juba aastaid, et me kohtleme kõiki tõepoolest võrdselt ja isegi töötajate andmebaasis puuduvad sellised lahterdused, kus saaks nagu eristada inimesi rahvuse poolest või mõne muu asja pealt, et me näeme küll isikukoodi järgi, kas see on mees või naine ja mis aastal ta on sündinud, aga meil tõepoolest isegi puuduvad need lahterdamise viisid, et kui me pidime siin tegevuskava täitma inimõiguste keskusele, siis oli selline väljakutse näiteks meil. Aga ta on väga nagu iseenesestmõistetav osa, aga igapäevaselt peab küll seda teemat tõstma ja töötajatele teadvustama, et jaa, kaubanduses on ka see peegeldus, on õige sõna, ma arvan, et kaubandus väga hästi peegeldab, ma arvan, seda, mis ühiskonnas toimub. Ja kõik me oma ümber näeme, et inimesi on erinevaid, järjest rohkem erinevaid ja kindlasti teeninduses on see ka loomulik osa. Oda, Piret, ma küsin sinu käest nüüd seda, et ega see ju kohe algusest, see pole kogu aeg nii olnud ilmselt. Ma mäletan ka 20 aastat tagasi ikkagi suurte kaupluste kassades istusid noored naised. Jah, nüüd on need vanemad prouad. Jah, aga on ka mehed tekkinud. Ja just, et mehi tuleb rohkem juurde ja meil on võetud näiteks fookusesse ka noored inimesed, sest väga paljud noored tahavad esimest töökogemust kaubandusest saada. Ja isegi nagu, kui praegu on meil see vanus 15–78, ma just vaatasin järgi, 78 aastaseid on meil 2 tükki lausa. Et siis nüüd me võtame ka pilootkorras 13–14 aastaseid juba. Et see ei ole alati nii olnud, et me oleme mitmekesised, aga see on ikkagi nagu ma arvan, et 10 aastat kindlasti on see, et kaubandusse tuleb sisse. See on nii lihtne töö, alguses kohe proovida, kaupa välja panna, see on kõigile sobiv ja tõesti see on lihtsalt nii, et meil on erinevaid inimesi väga palju. Nii, aitäh. Ja nüüd, kuidas on suures pangamajas, SEB panga juhatuse esimees Allan Parik, et kas teil on ka mitmekesisus silme ees, kui te oma personalipoliitikat ellu viite? Ja ütleme niimoodi, et ta kahtlemata ta ei ole mingisugune projekt, vaid et ta on selline nagu olnud loomulik igapäevase äritegevuse osa ja pikem ajaperioodi vältel. Ja kui me nagu mõtleme, mis on nagu pangana, kuidas me oleme defineerinud enda rolli, siis me ütleme, et meie roll on toetada oma kliente ja pakkuda neile esmaklassilist nagu teenust. Ja kui me siis teisipidi mõtleme, kes on need, kes nagu pangas väärtust loovad, need on meie inimesed. Ja seepärast ütleme, et pakkuda parimat teenust, me peame mõistma meie kliente. Meil on kliente, ütleme, aastsetini, ütleme erineva tausta, erineva kogemuse, erineva suurusega, ütleme, ja seepärast on ka see, et ma arvan, et meie töötajaskond
peab võimalikult palju tegelikult peegeldama meie kliendibaasi. Et see võimaldab meil meie kliente paremini mõista, aru saada ja ka vastavalt sellele oma tooteid, teenuseid võimalikult hästi siis nagu disainida. Nii et selles mõttes selline kaasamine, ma väga olen nõus sellega, mis nagu Microsoft välja tõi, et noh, mitmekesisus ilma kaasamiseta on nagu tegelikult nagu pool lahendust. Ja see kaasamise pool on see, mis on viimasel ajal rohkem fookusesse tulnud. Ja noh, me usume seda, et tegelikult läbi selle kaasamise ja mitmekesisuse tegelikult me suudame parandada inimeste loovust, me suudame tegelikult parandada oma otsustusprotsesse, innovatsiooni ja noh, hästi oluline meie majas on see, et kõik inimesed, kui nad tulevad hommikul tööle, nad tunneksid, et nad on oodatud, nad tunneksid, et nad on austatud, väärtustatud, sõltumata milline nende taust või siis isiklik identiteet. Nii et selles mõttes see on hästi oluline ja loomulik igapäeva äritegevuse osa ja noh, veel viimane asi võib-olla, mis ma tahaks välja tuua, on see, et see kõikidel inimestel, me usume väga siiralt, peab olema võimalus oma potentsiaali siis nagu täielikuks realiseerimas, sõltumata sellest, kus nad tulevad, milline on varasem nagu töökogemus või taust olnud. Nii et ma olen ise nagu võib-olla seda mitmekesisust maja sees nagu natukene defineerinud nagu sellise sümfooniaorkestrina, et ta võtab, ütleme, nagu, kus tegelikult nagu erinevate instrumentide ja pillide kokku kõlamine ja häälestamine võtab võib-olla natuke rohkem aega, kui nagu näiteks siis samaliigiliste pillide puhul, aga lõpuks see heli, mis sealt välja tuleb, on palju võimsam ja sügavam. See on tegelikult väga huvitav, mida te olete kõik nüüd nimetanud, et see nii-öelda väliskeskkond, et te olete kõik suured äriorganisatsioonid. See väliskeskkond juba tingib, et olete siis nagu võimelised teenindama ja pakkuma parimaid lahendusi kõigil inimestel, sõltuvalt nende siis erisustest, sugudest, vanustest ja muudest taustadest. Ja see omakorda siis kajastub juba ka teie sees ja siis teadlikult olete jõudnud ka selleni, et see kaasamise teema, et ongi inimesed kõige erinevate taustadega kaasatud, see loob nagu ilmselt sellist lisandväärtust paremini. Seda kõike on väga hea kuulda. Aga noh, elu ei ole alati lill, nagu öeldakse, et on ka teine pool, et eks me teame, et see on nagu see koolikiusamine sageli, et kes teistest erineb, eks selle on võib-olla mõnikord koolis raske ja see sõltub muidugi ka koolidest, aga kahjuks on nii, et erinevusi märgatakse sageli negatiivses võtmes ja inimestel on selle tõttu raske. Ja nüüd on meie, kes me oleme täiskasvanud ja me organisatsioonid, kus töötavad täiskasvanud inimesed, me eeldame, et sihukese asju ei ole, aga ometi ju juhtub. Ma küsingi, et kas teil on töökiusu ka ikkagi olnud just nimelt erinevuste baasil või ka tegelikult on ju ka väga suur teema, mida on aastakümneid juba käsitletud, see on siis sooline ahistamine, eks ole ka, aga võib-olla me sellele praegu ei pea väga keskenduma, aga võib-olla räägiks näiteks vanuselisest või mingisugusest muust tunnusalul kiusamisest. Kas on ette tulnud? Ma küsiksin nüüd võib-olla samas järjekorras, et kuidas Telias on selliseid asju ette tulnud ja ma küsin kohe, et kui on tulnud, kuidas seda väldite või lahendate, kui niisugused probleemid on tekkinud? No väga hea meel on öelda, et minule teadaolevalt ei ole. Ja meil tegelikult eksisteerib ka täitsa selline anonüümne raporteerimise kanal, kui seda peaks kellegagi juhtuma, ehk siis see võimalus on olemas teada anda. Aga see on nüüd üks asi, mis meil järjekordselt on eesmärgistatud ja mitte sellepärast, et seda oleks vaja fookuses hoida, kuna seda juhtub palju, vaid just sellepärast, et anda väga selge sõnum, et me ei tolereeri diskrimineerimist mitte ühelgi tasandil ja kindlasti ka mitte töökiusu. Et loomulikult, kui töötab palju inimesi koos, tekib lahkarvamusi, aga need tekivad pigem professionaalsel tasandil ja kui need on vaja lahendada ja need ei saa lahendatud omavahel, siis kaasatakse juhid, personalijuhid, nendega tegeletakse kohe, aga töökiusu kui sellist ei ole raporteeritud, ei tea, et eksisteeriks. Ma usun, et see nii on, aga ma tahan ka tähelepanu juhtida, sageli selline kiusamine võib olla, kuidas öelda, väga märkamatu. Kiusaja oskab sageli olla väga selline, korrektne, ta teab, et see ei tohi teha, aga ometi kiusab. Et kas on näiteks sellist kiusa, kus keegi ülemus kõrge kohal tahaks mõnest alluvast näiteks lahti saada ja siis hakkab teda kiusama või ka vastupidi, võib-olla ka mõni alluv tahab ise ülemuseks saada ja siis kiusab, et
teeb selliseid karjääri nimel mingeid trikke. Ma ei tea ühtegi niisugust juhust nüüd teie puhul küljest, aga neist on loetud. Et küsin Telias, kui niisuguse asju võib oletada või te väldite selle peale? Ma usun, et me oleme kuidagi üles ehitanud need mehhanismid oma kultuuri ümber sellised, et sellist olukorda ei saa tekkida, kuna me oleme avatud ja me usaldame üksteist ja me saame rääkida asjadest. Ja juhtimise poolest meil on sellist üks-ühele regulaarsed vestlused, kus juhtidega räägitakse ja kus saab ka siis oma muredest teiste töötajatega seoses rääkida, et jah, antud hetkel ma tõesti, olgugi, et ma väga hästi saan aru ka sellest küsimusest ja sellest, kuhu see suundub, et me tõesti ju juhtidena ka ei näe kõike. Küsimus ongi selles, et kas see kultuur ettevõttes, kas me usume sellest, et see on piisavalt tugev ja inimeste sisemine selline eetikanorm ja selline nagu moraalne kohustus on nii tugev, et kui nad näevad seda kõrvalt, et siis nad ka räägivad sellest. Et kui inimene ise ei julge öelda, aga keegi näeb kõrvalt, et kuule, et midagi võib siin suhtes nässus olla või on imelik, et siis neid teemasid tuuakse lauale ja seda on küll olnud. Et mingite imelike dünaamikate osas on teemasid lauale toodud ja siis me oleme sisse vaadanud ja uurinud asjaosalistelt, et kas kõik on korras, mis siin keeb või ei kee, aga pigem jällegi see ei ole olnud erisuste tasandil, vaid pigem ikkagi selline, ma isegi julgeks öelda, selline tavapärane töine, professionaalne. Igal erisused pole selle jah, erisusi siin all ei ole jah seda teemat. Ja kuidas Microsoftis on, palun? Mina laiendaks seda küsimust selle koha pealt, et mis on töökius? Kas töökius on ainult see, kui sul öeldakse halvasti, takistatakse karjääri arengut? Ma arvan, et kõik meie ettevõtted on defineerinud ära mingid väärtused, kuidas me üksteisega käitume. Et meie korral me oleme öelnud, me oleme lugupidavad, me oleme ausad, me võtame vastutuse. Ja nüüd võiks edasi mõelda sedapidi, et töökius on kõik see, mis ei vasta nendele väärtustele, sest see on kogukonnas kokku lepitud väärtused, me käitume nii, et me oleme öelnud juhtidele, kuidas me ootame nendelt, mida me ootame nendelt, see on väga selge, me oleme öelnud inimestele, mida me ootame nendelt. Ja nüüd võikski nagu minna minu arust nii kaugele, et töökius on kõik see, kui ma tunnen, et näiteks minust ei peeta lugu, et neid väärtusi ei järgita, et see võiks olla nagu ühel poolt, et kui kaugele me nagu selle defineerimisega lähme. Ma tahan tuua sisse sõnapaari psühholoogiline turvalisus. Ma usun, me kõik räägime sellest hästi palju. Ja psühholoogiline turvalisus ei ole see, et kas ettevõte on loonud selle keskkonna või ei ole. See on see, kuidas mina üksikisikuna tunnen ennast selles keskkonnas. Ja tunne on esimene argument. Ennem rääkisime pehmed väärtused, numbrilised väärtused, seda ei saa mitte ühelgi skaalal. Ma ei tea, et süsteemis seda skaalat on. Et see on see psühholoogiline turvalisus. Ja nüüd tooks sisse sellise numbri poole, et covering või nagu katmine. Genshi Yoshina on kirjutanud raamatu ja uurinud seda teemat, kus ta ütleb, et 60% täiskasvanutest paneb hommikul mingi käitumisjärgse maski pähe ja läheb tööle või kuidas läheb tööle või läheb arvuti taha koju või. Töö on ka muutunud tänases päevas. 60%. Ja siis me räägime psühholoogilisest turvalisusest ja avatusest ja kaasamisest. Ja mina ütleks selle peale, et töökius on kõik see, kui inimesed ei tunne ennast psühholoogiliselt turvalisena. Et ei pea ajakirjandust lugedes näpistama kedagi või ütlema midagi. Et see ei ole nagu see. Mis me oleme teinud? Loomulikult, ma usun, meil kõigil suured süsteemid on võimalus kirjutada, on olemas eraldi organisatsioonid, eraldi üksused, kes siis võtavad selle üles ja vaatavad sinna sisse. Kas meil on olnud? Ei, meil ei ole olnud. Aga me teeme ka uurimise nii, et kogu küla ei tea, et see on. Nagu ma aru saan, lihtsalt resümeerin, et see on teil olnud igal juhul juba sellest ettevõtte kultuurist ja kõigest tulenevalt, et nagu püüate eos nagu vältida seda. Jah, me õpime nagu üksteisest lugupidavalt. Et kui juba midagi sellist juhtub, siis on see juba natuke nagu läbikukkumine. Ja meil on olemas ka, mida me nüüd viimane programm, mida me tegime nagu Alishop ees seismine, et vahest on ju meie elus situatsioone, kus sa mõtled, et kas oli mina, kes sellest nii aru sai või see just praegu juhtuski minu silme all. Ja me tõepoolest nagu ütleme inimestele, et seisa nende eest, kellele tehakse liiga.
et aga tee seda, see on natuke õhuke ja aga tee seda nii, et see, kelle eest sa seisad, et see on temale ka okei. Küsigi, et kas see oli see, mida ma praegu nägin? Või kas see oli see, mis ma kuulsin või peegelda see sama asi tagasi, et ja tegelikult see nõuab tohutut julgust astuda niimoodi sisse. Nii organisatsiooni sees kui ka Eestis, ma arvan. Aga jah, ilmselt kui on hea välja arenenud ettevõtte kultuur ja usaldus, siis on need asjad niimoodi lahendatavad. Aga kõik alustavad kuskilt. Jah. Väga hea. Aga nüüd, kuidas on Prismas? Palun, Piret. Kas teil on tulnud ette? Siiski teil on ju ka, ma arvan, et üsna kohati närviline töö, ega see klientidega suhtlemine pidevalt kasvas seal, tõstab pingeid, kas see kuidagi sissepoole ka välja lööb? Jah, poodi ju jõuame me kõik õhtul siis, kui me oleme väsinud ja meil on hästi kiire ja iga teeninduse aps tundub nagu väga suurena ja et teenindajad on väga-väga tublid, kes kell 10 õhtul ka jõuavad naeratada meile. Ja meil on ka sinna ametliku vihjekanalisse ühtegi töökiusu juhtumit jõudnud ei ole, aga loomulikult ei saa nagu arvata, et seda pole üldse, et pigem, mis ma võib-olla sõnastaks selle pigem sellise eelarvamustena või kuna meil on tõesti väga mitmekesine, siis isegi ka siin ma tooks võib-olla need noored, tublid noored välja, et võib-olla on see eelarvamuse osa isegi suurem vanemate olijate kogenud, ma olen 20 aastat siin olnud, eks ju, nende poolt, nende noorte ja võib-olla veel rohelisemate suhtes, et kas ta ikka saab hakkama ja kas nad on lumehelbekesed nüüd või ei ole ja kõik sellised asjad, aga need on eelarvamused, mida ma just kuulsin, lõhutakse väga ruttu ja ülitublid noored inimesed ka kaubanduses teevad kuudega karjääri niimoodi, et kõik on nagu vau-efektil, et meil tõesti need on eelarvamused, millega tuleb tegeleda, seda teemat tuleb tõstatada ja arenguvestlused on üks viis ka, kus käiakse läbi. Ja juhtide poolt, juhtide koolitamine ja meil on sellised asjad nagu juhtimislubadused, ka seal on see väärtustan nagu sees ja ka nemad on pidanud sõnastama oma neid mida ma siis väärtustan oma inimestes, neid põhimõtteid. Ja ma arvan, et seda pidi saab nagu kohe jaole, siis saab ka sellega nagu kiiresti nagu hakkama, et kuidagi ei eskaleeruks need teemad ja need kunagi ei peagi jõudma kuhugile anonüümsesse vihjekanalisse, eks ju. Et neid me lahendame ja eelarvamused, nendest saame ka päris ruttu jagu. Nii. Aitäh. Ma praegu siis, tegelikult ma teen ühe ringi veel pärast siia otsa, aga see me räägime siis väikesest palgalõhest selle raames, aga palun, Allan, sinuga räägime siis ka juba korraga nii sellest, kas on juhtumeid ja kuidas sa kommenteeriksid palgalõhet on või ei ole ja mis te sellega teete seal pangas? Okay. Aga jah, aga kõigepealt jah, et meil samamoodi see erisusi austav ja eetiline käitumine on nagu meie töökultuuriga A ja O ja vundament. Ja seetõttu on samamoodi nagu siin kolleegidel, ma saan aru, et on välja töötatud ka süsteem, kuidas ütleme, kui märgatakse nagu sellest nagu kõrvale kaldumist, et kuidas siis nagu teavitada ja meil on nagu suisa see nii-öelda vilepuhumise süsteem kahe tasandil, et on nii kohalikul tasandil, et on võimalik nii-öelda konfidentsiaalselt, anonüümselt kohalikul tasandil märku anda, kui ka võimalik grupi tasandil, ehk siis nagu peakontorisse Stockholmi põhimõtteliselt siis raporteerida. Ja mitte ainult meie töötajatele, kellel on vastav nii-öelda siis kanal loodud nagu grupi majasiseses intranetis, vaid tegelikult ka meie klientidele. Et ka kui meie kliendid täheldavad, et meie töötajad ei käitu, ütleme siis kohaselt või ootustele ja standarditele vastavalt. Kas on olnud juhtumeid? Kohalikul tasandil ei ole. Grupi tasandile on aegade jooksul mõned teavitused tehtud, aga need teavitused on pigem nagu, need ongi nagu klientide poole pealt, et kus klient ei ole olnud rahul meie siis lahendusega, mida me oleme talle pakkunud, mitte need ei ole siis nii-öelda siis, ma ütleksin, töötaja mitmekesisuse või väärkohtlemise nagu juhtumid, eks ju, mida on siis raporteeritud, et need on klientide poole pealt. Ja mis ma arvan, et on hästi oluline, seda on natukene juba ka välja tulnud siin, tegelikult ongi tegelikult töötajate koolitamine ja just töötajate koolitamine ka selles osas, et nad oskaksid märgata, sest et ütleme, see inimesele endal konkreetselt, tal võib olla raske
niimoodi seda, kas siis nagu tunnetada või defineerida seda, et kust läheb see piir, millal ma peaksin nagu siis selle nii-öelda eskaleerima või nagu lipu püsti viskama, eks ju. Aga just, et ka meie kolleegid ja meie organisatsiooni töötajad oskavad näha, kui nad näevad, et tema kolleeg on siis langenud siis mitte kohase nagu käitumise ohvriks, nii et see teavitamisest ja teadlikkuse nagu tõstmine organisatsioonis, ma arvan, et see on hästi oluline. Juhtide poolt loomulikult on luua see raamistik, toetada seda kultuuri, psühholoogilise turvalise keskkonna loomisest me rääkisime, empaatilisest kuulamisest me rääkisime. Aga jah, ma arvan, et me oleme pannud viimasel ajal ka hästi palju nagu tähelepanu oma töötajate koolitamisele, sealhulgas, mida me siin praegu ei ole maininud, on ka nagu seksuaalne väärkohtlemine tegelikult, mis on nagu üha rohkem ühiskonnas teema, et meie inimesed ja kolleegid oskaksid tegelikult ka mõista ja defineerida, mis läheb selle alla, et kust läheb see piir, eks ju. Nii et see on hästi tugevalt kindlasti fookuses. Nüüd palgalõhest. Paluks jah rääkida lõhest. Lõhest, et ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et kuidas me värbame nii-öelda SEB-s. Et me ei värba mehi, naisi, noori, vanu. Me värbame tegelikult inimest, kes sobib kõige paremini ühte või seda mingit konkreetset rolli täitma. Ja see tähendab seda, et meie nagu see inimese palk ei sõltu mitte nagu niivõrd, ütleme siis tema sellest taustast, nii-öelda siis varasemast kogemusest, vaid et tegelikult see tema nii-öelda töötasu sõltub tegelikult tema professionaalsetest oskustest, isikuomadustest, ja loomulikult siis veel ka nii-öelda sellest palgatasemist, mis antud töökohal on nagu siis kinnitatud. Nüüd, kas meil on palgalõhed statistiliselt, me oleme nagu seda nüüd loomulikult jälgime, hindame, analüüsime. Minimaalne väike lõhe statistiliselt on täna olemas, me oleme aastatega on see järjest nagu vähenenud, täna ta on kuskil suurusjärk seal nii-öelda üle organisatsiooni, võiks öelda kuskil 5%, aga see on nagu olnud teadlik iga-aastases, kui meil on palkade ülevaatused, juhtidel on väga tugev kommunikatsioon seda teemat adresseerida ja kui me vaatame ka statistikat, siis aasta-aastalt see number läheb järjest väiksemaks ja kehemaks. Nii et ühesõnaga see ajalooliselt on mingisugune pärand olnud, sellega me oleme teadlikult tegelenud ja nüüd uued värbamised, nagu ma ütlesin, tegelikult peaksid selle nagu automaatselt välistama. No teie käest on just hea küsida, olles rahvusvaheline organisatsioon, et kuidas nüüd kontserni tasandil või kogu selle SEB tasandil on see palgalõhe näiteks Rootsis või mõnel muul maal nagu olulisem või vähem olulisem kui meil? Ma arvan samamoodi fookuses kõikidel turgudel, kus SEB tegutseb. Tõsi ta on, ütleme Skandinaavias, nemad on tegelenud selle temaatikaga pikem ajaperioodi jooksul. Seal, ma julgeksin öelda, seda praktiliselt täna enam ei esine. Nagu ma ütlesin, et statistiliselt meil väike veel täna on, aga me väga nagu selgelt oleme juba, ma arvan, viimase 5 aasta jooksul selles suunas tegutsenud, et ütleme seda aasta-aastalt väiksemaks teha. Nii et aga Skandinaavias ma võiksin öelda, et nemad on tänasel hetkel jõudnud sinna, et seda praktiliselt ja sisuliselt ei eksisteeri. Et see samm tuleb siis aja jooksul ka teile rahastada ilmselt. Me liigume selles suunas, nagu ma ütlesin, aasta-aastalt. Nii, aga läheme edasi. Aitäh, ma tegelikult nüüd võtaksin nüüd ette kõigepealt Prisma. Et Piret, ma küsiksin kohe, et kas sellest mitmekesisusest on ka mingi kasu? Et ongi erinevad inimesed, erinevas vanuses, erinevas soos, kõik erinevas kultuuritaustaga, sest me oleme näinud ju ka nüüd ajad on sellised, et on tulnud ju erineva nahavärviga inimesi, erineva kultuuritaustaga, nüüd on ka ukrainlased tulemas, et kas nüüd selline kaubandusorganisatsioon või müügiorganisatsioon, kus kaupluste võrk, kus on ka mitu tasandit, seal nüüd eesliin, kassades, kaubapanek, laod ja mis seal kõik on, logistikad, et kas nüüd selline mitmekesisus võib-olla hoopis tekitab raskusi võib-olla te peate neid veel ületama või toob ikkagi mingi kasu? Et seda numbridesse panna on päris keeruline, eks ju. Aga kindlasti see nagu tööandja mainele toob kasu, kui me sellest räägime ja seda esile tõstame, sest see on nagu nii olemas. Et meil tõesti see kasu on kõige rohkem võib-olla tunnetatav sisemiselt, et tõesti me väärtustame seda, me toome esile ja inimesed saavad ka aru, et see on loomulik asi, et
alguses, no ma mäletan ka neid nägusid, kui meil olid esimesed tumedanahalised inimesed tööl, kui võib-olla keelebarjäär jääb sinna mõned generatsioonid omavahel keeleliselt hästi ei saa nagu tööd teha koos, eks ju, aga see on kõik nagu tänu igasugustele ka keelekoolitustele ja kultuurilistele koolitustele seda nagu me mahendame pidevalt ja tegelikult täna on tööjõu olukord nii kaubanduses kindlasti, et iga töökäsi on nii oodatud, et keegi väga ei saa endale lubada kellegi kiusamist, sest et tema aitab mul ka oma tööd teha. Kui teda ei ole, siis mul on rohkem tööd. Ja tõesti, inimesed nagu, ma arvan, et on juba sellest tulenevalt väga tolerantsed ja oleme juba 20 ukrainlast tööle võtnud ja oleme väga nagu näeme, kui tänulikud nad on, oleme ise neile tänulikud, et nad tulid ja tänu meil on tööl umbes, ma arvan, pooled inimestest, eks ju, emakeel on vene keel, et see on ka kindlasti aidanud nendel sisse elada, et nad saavad siin vene keeles suhelda, mugavalt alustada oma tööd ja ma arvan, et see nii-öelda see kasu, see mitmekesisuse kasu, see numbriliselt keeruline, aga sellise emotsionaalse väärtusena, et meile saab tulla igaüks, see võrdse kohtlemise printsiip on tööandjal oluline ja seda seal tööl sa tunned ka, et tõepoolest mul on kõik võrdsed võimalused teha karjääri, sisemiselt tõusta või lävida erinevate üksuste vahel võib-olla oma karjääri mitmekesistada, et jah, ma arvan, et see kasu on selline emotsionaalne ja tööõhkkonna jaoks hea. Aitäh, aga Microsoft on selline suur rahvusvaheline organisatsioon, tegelevad seal tarkvara arenduste ja niisuguste asjadega, millest liht inimene sageli aru ei saa, aga me oleme ju näinud ja kuulnud, et Microsoft rahvusvahelisena, seal ongi igasuguseid inimesi erinevatest maailma otstest ja tööl, et kuidas Eesti Microsoftil on, teil on ilmselt ka neid erinevate taustade inimesi, et kõige kohasem siis küsida, on see siis kasulik, et ongi sellised hästi kirju seltskond igalt poolt. Microsoft on jah suur, lihtsalt, et pea 200 riigis pea 200 000 inimest. Et see on, ma ei tea, 5. Eesti riiki. et see nagu sätib ja kuna see on 200 riiki, siis selge on see, et kõik rahvused, kõik kultuurid, kõik religioonid, kõik vanused ja nüüd ongi nagu see, et mitmekesisuse koha peal on minu arust oluline ka rääkida, et me räägime nagu erinevustest. See on nagu algklasside õpilastelt, leia 3 erinevust pildil. Mina nagu, ja me treenime nagu oma aju algusest peale leidma erinevusi. Kuhu me keskendume, on ühisosa leidmine. Ühisosa on tegelikult väga suur, 90% ma arvan. Kõik on inimesed, kõik tahavad enam-vähem samasuguseid asju, lihtsalt keel, võib-olla välimus, võib-olla päritolu on erinev. Et see on see, kuhu ma nagu vaataks, et keskendume ühisosa leidmisele, et seda on oluliselt rohkem kui erinevust. Teine asi on see, et see maailm muutub, evolutsioon toimib, see on nagu gravitatsioon. Ja kui me nüüd ütleme, et me ei osale gravitatsioonis või me ei osale evolutsioonis, see on ka natukene lihtsameelne, et õpime parem nagu seda ühisosa otsima. Microsoft Eestis meil on, ma usun, me maksame palka pea 500 inimesele. Ma ei tea, 40 rahvust, 50 rahvust, ma isegi ei tea. Meil on kõiki religioone, meil on kõiki inimesi ja meil ei ole olnud sellel teemal probleeme. Meil on olnud oskamatust näiteks teemal, et kui tiimis on enamik mehi ja ainuke naine on näiteks moslem. Millised naljad on lubatud, millised naljad ei ole lubatud. Lähme tagasi 90% juurde, eks? Austa teise kultuuri. Et need on need praktilised teemad või nagu mul üks kolleeg kunagi ütles, kui ta Saudi Araabias käis, et läks tualetti, tuli välja, oli palvetund ja mis sulle lubatud on? Et mis sulle lubatud on, et õpime tundma üksteise kultuuriruume ja sealt see mitmekesisus tasub kindlasti ära, sest ilma selleta me ju enam ei saa, me näeme täna. Aga ma kahtlustan muidugi, et Microsoftis on vist ealine tasakaal küll paigast ära, vist seal ega eriti vanemaid inimesi ei leidu. Või? Eestis, meile 90-ndal tuli vabadus 30 aastat tagasi, IT jõudis, võib-olla siis olid esimesed jukud meil arvutiklassides on ju, et võib-olla seal 50 pluss meil kindlasti on väga häid tegijaid.
aga kui ma näiteks vaatan seda meie USA kontori või Norra kontoriga, kus minust on 60-ndates on juba juhtkonna inimesed, et noh, seal ma näen seal seda erinevust vähem. Ma arvan, et meil on ka nagu kalduvus kirjutada varem inimesed maha. Me elame kauem. Me õpime elu lõpuni. Et me võib-olla ise peaks tegelema oma mõttemaailmaga ja otsustama, et millal ja mida me maha kirjutame. Ja miks? Mul on väga hea meel, et sa seda teemat käsitlesid, Merle-Liisu, et tõesti, et me arvame, et inimeste elu nagu küll väga pikk olla, aga tema on justkui töövõime mingil hetkel saab otsa. Ja pension ka ei maksa ja, ära. Aga see pole ilmselt päris see. Ja palun. Ma tahtsin nagu hoiame ennast vormis. Ma tahtsin siia nagu juurde lisada tegelikult, et noh, ma arvan, et väga selgelt, kui me räägime sellest ealisest nii-öelda siis vastandamisest võib-olla siis, et noh, tegelikult üks, mis on väga selgelt muutunud, et noh, ma arvan, et see digitaalne lõhe, mis on niisugune nagu igane stereotüüp, et ütleme, noh, vanad inimesed ei jaga, noored inimesed jagavad, ütleme, et see digitaalne lõhe täna tegelikult on ühiskonnas ikka väga oluliselt vähenenud, ütleme. Ja noh, ma arvan, et aeg on nendest stereotüüpidest välja minna ja noh, pigem on nagu see, et noh, ongi selline, et vanuseliselt mitmekesine meeskond, see tegelikult annab parema tulemuse, kuna sul on ühelt poolt on niisugune nagu ajalooline kriiside kogemus, teiselt poolt on tehnoloogiline nagu teadlikkus ja kui sa suudad need asjad kokku kõlama panna, nagu ma ütlen, siis noh, ma arvan, et see tulemus on ikkagi väga hea, nii et noh, ma arvan, et sellest, et kui sa oled 50+, siis enam nagu siin rakendust ei ole, meil on ka inimesed on 18 kuni 72, ei ole 79, aga kuni 72, eks on see keskmine vanus või keskmine staaž, vabandust, on 14 ja peale natuke aastat. Keskmine vanus on 44 ja peale. Et aga samas on nagu selline just, et hästi palju on ka igal aastal tuleb, ütleme, 10-15% noori siis, eks ju niimoodi. Aga ma tahaks selle peale öelda seesama iseenda mõttemaailma avardamine, et ma nii hästi mäletan, see on vist 5 aastat tagasi, kui meil keegi töötaja ütles, et üle 40-aastased ei ole õpivõimelised. Kuna ta juhtis olema meie makstud palgal, siis võttis ajakirjandus selle väga kiiresti üles. Ja teiselt poolt rääkis just tollel samal nädalal minu Norra business partner sellest loo, kuidas ta läheb tänaval ühe professoriga, kes on 85, peab loenguid Oslo ülikoolis ja tema abikaasa 80 midagi, lõpetas just itaalia keele bakakursuse parima tudengina. Et see võib olla nagu ka äärmus, aga avardame oma mõttemaailma. No ilmselt sinna suunas me liigume, et vananev ühiskond on meie helge tulevik, nagu me teame. Aga palun, Katri, kas teie organisatsioonis on sellest mitmekesisusest nagu silmnähtavat kasu või kuidas te tunnete? Kindlasti on, et küll aga on meie puhul selgelt see nii-öelda rahvuslik mitmekesisus arengukoht, et kus me näeme, et me peaks tegema rohkem, et avada ennast siis teistest rahvustest töötajatele, et siin on erinevaid põhjuseid, miks see nii on, väga argised põhjused ka osaliselt, et kuidas kõik juhendid ja süsteemid ja muud asjad on kättesaadavad ja tõlgitud. Aga jah, me oleme seda endale teadvustanud. Küll on meil väga hea meel, et vanuseline mitmekesisus on meil väga, väga tugev, et meil on tänasest 1300 ja peale töötajast on üle 300 vanemad kui 50 eluaastat. Ja see arv kasvab, mis on ka väga tore. Muidugi ta kasvab ka sellepärast, et inimesed saavad vanemaks. Ja alla 26-aastaste siis osakaal on jäänud samaks, et ülejäänud jäävad sinna keskele. Et mille üle ma müügis ja teeninduses olen mõnevõrra kurb, on see, et olgugi, et me pingutame, et mitmekesisemalt värvata ka vanuse ja rahvuse poolest, siis ei ole väga palju soovijaid. Et müük ja teenindus üldse ei ole väga populaarne ja panen nüüd sinna veel juurde, et see ka tööotsija poolne eelarvamus siis töö keerukuse osas ja nii edasi, kui vaadata tehnoloogiasektori omapära, et kindlasti me näeme, et siin läbi oma digitaalse kaasatuse agenda läbi me saame ka ühiskonna suunas teha tegevusi, et seda teadlikkust ka kasvatada, et ka telkos on väga erinevaid töökohti ja tegelikult võib julgelt kandideerida.
no kas te näiteks keeleoskusele peate ikkagi tähelepanu pöörama, kui tulevad muu keelelise kultuurilise taustaga inimesed, kas te aitate ka keeleõppega kaasa siis, kui on inimene huvitatud töötama, aga eesti keel pole nii hea kui vaja, kas te aitate teda sel juhul? Ja, me aitame keeleõppega kaasa, õpetame vajadusel nii eesti keelt kui ka vajadusel ka inglise keelt näiteks, kuna palju tööd meie organisatsioonis on ju ka telekompanii suunas näiteks, kus on vaja inglise keeles tööd teha. Et seda me teeme, et see ei ole takistuseks, lisaks on kõnekeskuses meil näiteks võimalik ju ka pakkuda inimestele tööd, kus nad võtavad ainult venekeelseid kõnesid näiteks, ainult inglisekeelseid kõnesid, kuna klient helistades valib keele. Et see võimalus on olemas, et pigem ongi täna põhiprobleem see, et ajaloolistel põhjustel meie süsteemid on eestikeelsed. Et see tähendaks, et keegi peab kõrval seisma ja tõlkima või on mingid juhendid, et kuhu nupule vajutada. Et pigem see. Noh, ma arvan, et kui motivatsioon on kõrge, küll see eesti keel ka lõpuks tuleb. Jah, ma usun ka, et see ei saa takistada. Aga ukrainlaste kohta veel, kas olete neid ka juba võtnud tööle, jah? Oleme võtnud tehnoloogiaüksusesse ja näiteks dokumendihaldusesse, et arhiivi juurde, et nagu ma ütlesin, meil on neid töökohti on päris lai valik, et on võimalik pakkuda. Vabandust, enne sa rääkisid nüüd osa ära, aga ikkagi kas nüüd pangas on ka see mitmekesisus selline omaette väärtus, mis toob kasu, olete sellele nagu mõeldud? Ja nagu ma alustasin, et ma väga tugevalt usun seda, et mitmekesisus koos kaasamisega, sest tegelikult, et see nagu nii-öelda toetab organisatsiooni innovatsiooni ja kasvukiirust väga oluliselt, et ma siin ühe näite veel tahaks võib-olla tuua, et mis puudutab, nagu, mida me hästi väärtustame, on selline horisontaalne liikumine ka suuremates organisatsioonides, mida suurem organisatsioon, seda lihtsam on seda korraldada. Aga tegelikult horisontaalne liikumine meil Eestis organisatsiooni erinevate valdkondade vahel inimestele, liikumine ka erinevate turgude, Microsoft, ma usun, teil on nagu ja Telias samamoodi, et sul on võimalik minna tööle tegelikult teistesse riikidesse, et see just on see, et toetada seda nagu inimeste kogemuse rikastamist, professionaalsuse tõusu ja nagu mis ma ütlesin, selle potentsiaali maksimaalset ära kasutamist tegelikult, mida ta suudaks. Et näiteks me oleme täna, kui vaatasin, just rääkisime meie personaliosakonna juhiga, siis tema ütles, et kui varasemalt oli meil personaliosakonnas valdavalt ikkagi personali töö tausta kogemuse ja niimoodi inimesed, siis täna on seal, ütleme, nagu loomulikult on ka personali taustaga, aga meil on psühholoogia teadmiste õpikogemusega, äriarendusest, IT-st on inimesed liikunud, ütleme, KYC-st, AML-ist, et selles mõttes, kui sa vaatad, et inimesed, kes meil täna nagu toetavad ja meie organisatsiooni personalitöö poole pealt, nende taust on väga erinev. Et ma arvan, et see on hästi oluline, siis teine nagu kui kaasamise poole pealt on, et meil on erinevad projektid nagu, mida me siin meil on IDU-grupid, meil on nagu arenduses nii-öelda sprindinädalad, kus me tegelikult jällegi me anname nagu mingisuguse ülesande, eesmärgi, probleemi, samati võivad need töötajad ise tulla sellega, tulevad kokku erinevatest osakondadest, erineva taustaga, erineva vanusega, kogemusega ja tegelikult töötavad selle ühe eesmärgi ja lahenduse nimel ja jällegi väga head tulemust annavad. Ja samamoodi siin oli hästi palju ka siis seda rahvuslikku, et milline see koosseis meil on siis meil on 1000 töötajat Eestis ja 11 rahvust. Et samuti, et meil on nagu, kuna meil on nagu ühine IT-platvorm Baltikumis SEB pankadele, meil on operatsioonid on suures osas tsentraliseeritud, siis meil on ka väga paljudes valdkondades ongi nagu töökeeleks inglise keel, mis tegelikult teeb sellise väljaspoolt värbamise, nagu väljaspoolt Eestit värbamise, erinevatest rahvusest värbamise nagu väga loomulikuks tegelikult. No teil on ilmselt see võimalus ka sellepärast, et ilmselt suur osa teie personalist ei pea klientidega, Eesti klientidega suhtlema. No nii ja naa, ma ütleks ikkagi, et ütleme, iga töötaja peab nägema tegelikult klienti, aga vahetult, jah, eks ta on, kontorivõrk on ajas nagu vähenenud, füüsiline võib-olla kliendi suhtlus on vähenenud, aga siin jällegi ma tahaksingi öelda, tehnoloogia areng samamoodi toetab seda mitmekesisust, sest et varem ei olnud see võib-olla ka näiteks võimalik, et seal töötasid inimesed, ütleme siis üle Eesti igal pool, aga täna, ütleme, meil on nagu videokohtumised, videolahendused, kõik need täna võimaldavad tegelikult, et varem oli see, et mingid konkreetsed tööd inimene pidi elama Tallinnas, et teha.
tänasel hetkel see geograafiline asukoht, kus sa teed, see ei ole piirang. Et tegelikult ka tehnoloogia areng teiselt poolt toetab väga seda. No, tehnoloogia areng ja ilmselt ka siis tehnoloogia arenguga seonduvalt ka see, et kodutöö kui ka meie töökohad on muutunud mitmekesisemaks, selles, et see ei pea olema tingimata ühes kontoris koos, vaid üle maailma leida endale koha, kus osaleda oma töös. Et see ka tõesti ilmselt soodustab. Et läheks edasi, me tegelikult see kõik on väga positiivne ja ma arvan, et see mitmekesisus selles mõttes ei olegi enam väga teema, et me elu on sundinud. Nii tehnoloogia areng kui ka siis kliendid ja siis lõpuks on avastatud kas elu enda sunnil või ka siis teadlikult on jõutud selleni, et tõesti see rikastab, mitmekesisus rikastab, see ei ole ka ainult loosung, vaid see loobki töökeskkonna hoopis paremad võimalusi, see on võimalus, sealt on tulevad uued potentsiaalid või ka mõne puhul on ka maine jälle väga hea siin kaubanduses, et ta on näha, et see organisatsioon hoolib kõigist inimestest ja siis ma tahan selle organisatsiooniga tegeleda. Aga kogu see selline positiivse poolel on veel üks selline ikkagi varjukülg, et me ei liigu ainult edasi sellise päikese poole, vaid ka kõik need kriisid, mis meil ühiskonda tabavad, üks ei ole veel lõppenud, kui teine algab, eks ole, et kokkuvõttes võib öelda, et see koroona peale lõppenud, see energiahindade tõus, sõda Ukrainas, me ei tea veel, millega see kõik mõjutab ja kokkuvõttes kogu see roheline temaatika, kliimatemaatika, et eks ta inimesi häirib, paratamatult ja kui me võime seda öelda, et ta ei häiri, aga kusagilt ikkagi tiksub meil sees, eriti kui me töötame suurtes organisatsioonides. Ja ma küsikski nüüd, et kuidas nüüd see keskkond, mis meil ümberringi nüüd pulbitseb nendest kriisidest, et kas nüüd see mitmekesisus, teile teema on ikkagi mitmekesisus, kas see mitmekesisus nüüd aitab nendele kriisidele, selleks tulenevatele väljakutsetele paremini vastu panna või ta võib olla tekitab suuremad riske või kas me võime niimoodi seda asja vaadata, et kui oleks väga homogeenne, ma ei tea, ühesugune keskkond, töökeskkond, siis oleks äkki lihtsam hakkama saada kõigi nende asjadega või on praegu ikkagi see suund, et meil on palju erinevaid inimesi, erinevate taustadega, kes meile kõik toovad kasu, loovad väärtusi, oleks kui me kriisides oleme tugevamad. Et kuidas te sellisele arutelule reageeriksite või kuidas te vastaksite oma organisatsiooni näitel? Et kellest ma pole alustanud veel, et palun, Merle-Liisu. Alustan. Mul tekkis mitu mõtet, kui sa seda küsimust esitasid. Mitmekesisus ja kriis on küsimuse tuumadeks. No ja siin veel, mul on siin ette antud teile, et kas see võib näiteks vaimsele tervisele kuidagi nii indiviidi tasandil või ka kollektiivi tasandil tekitab lisapingeid. Ütleme niimoodi, et ja sina märkisid ennem digitaliseerimist. Ilma koroonata, ilma COVID-19 ei oleks me digitaliseerunud nii kiiresti ja mitte tehniliste piirangute tõttu, vaid tänasel päeval on minu arust maailm jõudnud sinna kohta, et inimene on ise kõige suurem piirang oma eelarvamustega. Et võib ju lugeda neid artikleid nii eesti kui inglise või mis keeles keegi loeb, saksa, prantsuse, et see hakkab tõestatud olema, et meie aju saab olema varsti piirang või meie suhtumised. Et see on see pool. Hübriidtöö on suure tõenäosusega tulnud, et jääda. Väga paljud on öelnud, et tahan näha oma inimesi 2 päeva kontoris. Eestis, väljapool suured tehnoloogiaettevõtted, Microsoft on öelnud, tööta kus tahad, tööta kuidas tahad, tööta millal tahad, tulemus peab olema kodus. Et ütleme, meie Eesti tingimustes oleme pannud oma töölepingus seda ainult, et inimene peab panustama ettevõttesse 40 tundi nädalas. Kus, kuidas, millal, tiimi kokkulepped, aga tulemus peab olema koju toodud. Sellega tegeleme siis, kui on halvasti.
sest see vabadus võimaldab inimesel, mina ei usu selle, et on tööelu ja eraelu. Minul on üks elu, inimestel on üks elu. Me oleme selle aja kuidagi niimoodi Fordi autotehase põhimõttel ära jaganud. Ma saan aru, kui sa töötad vastu klienti, see on hoopis mingi teine asi, või oled kiirabihaigla arst või see on hoopis mingi teine asi, aga meil tekib järjest rohkem töökohti, kus me saame või inimene saab võtta vastutuse ja ettevõtja annab vastutuse inimesele organiseerida oma tööelu ja eraelu. Ja see aitab vaimsele tervisele kaasa. Olgem ausad, et eks me läksime nüüd alles kontorisse tagasi. Meil olid kontorid kuni mai alguseni oli soovitatud töötada kodus. Et üle 2 aasta. Et ega see ei ole väga värskendav vaadata kogu aeg, kuidas hooajad vähendavad sama põõsa otsas. Aga mida me tegime ettevõttena? Me oleme alati rääkinud hästi palju nagu well-beingust või heaolust, vaimsest tervisest, on täitsa okei olla, mitte okei. Kui COVID tuli, tuletasime meelde, tõmba piir töö ja eraelu vahele, söö korralikult, mine välja jalutama, tee koosolekuid väljas. Tekib see nagu hirm, et sa jääd millestki ilma, osaled liiga paljudel koosolekutel. Me vaatasime üle tööprotsessid, mida jätta, mida mitte võtta, sest erinevalt teistest meie töökoormus või arendajate töökoormus läks tohutult üles. Tallinnas tehakse Teamsi platvormi, Teams kasvasi nagu mühinal. Et neid funktsionaalsusi tuli peale, et seal nagu ellu jääda, see oli nagu, me ladusime oma juhtidele tohutu vastutuskoorma peale tegelikult. Ja samal ajal lõime alla turvapadja, et oli kuhu kukkuda. Et COVID ajal oli öeldud väga selgelt, et kui sul on alla 14-aastane laps, sa ei suuda selle jamaga hakkama saada, näiteks partner töötab meditsiiniettevõttes, siis võtta kuni 3 kuud palgalist aega välja, et sa asi ära tasakaalust, eriti siis, kui olid koolid kinni, lasteaiad kinni. Või tänasel päeval oleme öelnud, et võtta 10 tervisepäeva välja. Mul ei pea olema palavik, et võtta töölt välja. Ja minu arust, mis on see COVID-i nagu väga suur pluss Eesti ühiskonnal, see, et me oleme hakanud nagu rääkima asjadest, mis välja ei paista. Ja see on väga suur asi. Kui üldse on milleski halvas head, siis see on väga hea. Väga hea, et sa seda terminit kasutad. Tõepoolest, ega see, me räägime sellistest pehmetest väärtustest, mis on jäänud kuhugi nagu statistika on karm, minu arust oli see 30% inimestest põeb kas vähk või ühel või teisel erineval eluetapil on tal vaimseid väljakutseid. See on normaalne, see on elu osa. Et tõepoolest, ega lõpuks on niimoodi, et ega päris normaalset inimest ju selles mõttes ei olegi. Etaloni ei ole loodud. See ongi väga kahtlane, kui inimene ütleb, et ta täitsa normaalne, aga nii või teisiti me eeldame, et see amplituud, kus inimese selline meeleolu ja võimekus liigub, ei oleks liiga suur, et me saaksime ikkagi mingi stabiilseid organisatsioone luua. Aga jah, siis tulebki leida lahendusi ja nagu ma aru sain, Microsoftil on see nagu pingeline aeg nagu sellega ilusasti läbi elatud, et kõik olete saanud nagu jäänud ellu ja teinud oma tööd ära ja see mitmekesisus on pigem olnud siis selliseks toeks. Kindlasti, sest inimesed on läinud läbi selle ajaga erinevalt. Introverdid, ma arvan, olid üliõnnelikud. Erinevalt ekstravertidest, kes kindlasti kannatasid tohutult. No palun nüüd, kuidas Telias on ilmselt ka sarnane aeg olnud, ega see kriiside aeg ei ole teilt ka jälgi jätmata mööda läinud? Ja nagu me teame, iga kriis on ju erinev ja igas kriisis on ka inimestel erinevad vajadusest johtuvalt selle kriisi olemusest, et COVID-iga nägime me siis vajadust olla paindlikud ja hoida ühendust, tegime selliseid koos kodus üritusi, et üksteist näha, et pakkuda natukenegi kergemat meelelahutust, et inimesed tuleks välja sellest oma igapäevast ja pakkusime e-lapsehoidja teenust, ütlesime inimestele, et see ei pea olema 9-5 arvuti taga, et kui sul sobib paremini töötada siis, kui lapsed on lõunauinakul või õhtuuinakul, siis tee seda siis, et sellist üksteise mõistmist, üksteise vajaduste mõistmist oli kindlasti väga palju ja sellel ajal hakkasime me ka pakkuma siis Minutokis sellist piiramatut siis tuge nii psühholoogide kui coachide poolt, et inimesed saaks siis abi ja korra lihtsalt veel mainin seda, et nüüd mis puudutab seda sõda,
et siin jällegi oli meie sõnum see, et me hoiame töörahu, et me teame, et me oleme erinevad, meil on võib-olla erinevad vaatenurgad olukorrale, aga siin tööl olles oleme me olemas oma klientide jaoks ja hoiame töörahu. Väga hea, aitäh. Nii, palun, kuidas on Prismas? Jah, tegelikult kaubanduses on see kriisiaeg olnud selline teistmoodi väljakutse, et tööd tuli nagu ka juurde ja meil tekkis hoopiski võimalus pakkuda töökohti nendele, kellel päevapealt töö otsa sai. Ja töökäsi tuli juurde, mitmekesisus läks veel laiemaks ja aga see, ma arvan ka, et see nagu toetas seda, et tolerantsi, et tuli inimesi juurde ja tuli juurde ka sellist klientide poolset tänulikkust, mis aitas nagu meie inimestel aru saada, et nende töö on oluline. Sellel hetkel, kui on nagu ühiskonnas mingi raskem kriis või pannakse pooled asjad kinni, kuhugi minna ei saa, et meie poed on lahti, eks ju, 24/7, et tõepoolest meie töö on oluline, sellel on isegi nagu ühiskonnale nagu vajalik roll ja missioon, et võib-olla mitmekesisuse osa seal nagu pigem on see loomulik osa sellest, et meie oleme mitmekesised, ühiskonnal on mitmekesised vajadused ja ühiskonna nagu see peegelpilt sealt kassa tagant kliendid ka samamoodi. Kõik tahtsid tulla poodi jalutama, tõepoolest. Et olid esimene selline kontaktpind ühiskonnaga, sagelegi inimesed, kes pidid kodus istuma pikka aega ja te saite sellega hakkama. Jaa, täielikult, et ma arvan, et see mitmekesisus igal juhul nagu toetab hakkama saama. Ja nüüd veel, kuidas pangaks need kriisid on möödunud? Oleme kenasti üle elanud, aga kriisid ei ole läbi, nagu me elame jätkuvalt. Ütleme, kriisid muutuvad ja arenevad, eks ju, aga mis üks hästi oluline asi on olnud, ma arvan, nii selle tervisekriisis kui nüüd selle Ukraina sõja ajal on tegelikult see, et on oluline olla nagu oma töötajatega ja ka oma klientidega tegelikult hästi nagu samas inforuumis. Ja üks selline oluline asi, mis me nagu, mis on hästi positiivselt tagasisidet leidnud, on see, et kogu selle tervisekriisi meil on loomulikult on üks-ühele kohtumised ja tiimikohtumised, aga meil on kord kuus on nagu minu poolt siis nagu läbiviidav selline nagu kõigi töötajate kõne, kus on nagu laivis, kus kõik saavad, kus ma annan nii-öelda ülevaade olukorrast riigis, kuidas läheb ettevõttel, kuidas läheb meie klientidel ja inimesed saavad otse laivis küsida küsimusi. Ja nüüd sõja ajal me oleme isegi seda tihedust nagu suurendanud, et on iga 2-3 nädala tagant on olnud, et see on hästi hinnatud. Siis meil oli tervisekriisi ajal, pandeemia ajal oli ka selline nii-öelda entertainment sari, kus me siis nagu siin Telias, et inimestel on, meil on nagu kalendrisse nädalas pandud meelelahutuslikud sellised üritused, kus siis inimesed ühinevad nagu laivis sellele üritusele, siis kas on mingisugune stand-up komöödia või mingi kokasaade või midagi daamidele nagu midagi moevallast näiteks, eks ju. Ja nüüd, kui sõda algas, siis ma arvan, et mis oli samuti, me kohe tegelikult pakkusime inimestele nagu Mare Borgi sellist psühholoogilist nagu nõustamist niimoodi, et endaga paremini hakkama saada. Nii et ma arvan, et erinevaid asju, mida on tehtud, aga just see võib-olla olla samas inforuumis on nagu siuke hästi tehtud. Seda on väga hea veel kuulda. Ma pean vist hakkama lõpetama, ma nagu arusan, et aeg saab nagu ümber meie tänase vestlusaeg, aga tegelikult nii-öelda mitmekesisuse aeg kestab edasi ja minu arvates üks resümee, mida me tänasest vestlusest võime küll leida, keegi sõnastas, et see on nagu gravitatsiooniseadus. Elu muutub järjest mitmekesisemaks ja ka töökeskkond muutub mitmekesisemaks, et me saame seda ju kasutada enda kasuks ja seda ongi tehtud. Ja võib-olla seda teadvustamise kaudu, et see on nagu osa elust, me oleksime veel nagu paremad nii tööandjate nagu ka töötajatele, et see on nagu loomulik. Ja siis veel see, et kõik need kriisid, millest me lõpuks rääkisime, on ju tegelikult ju paratavalt ka elu osa. Me võime rääkida, praegu on 3 või 4 kriisi, aga lähevad need ära, tulevad järgmised. Loodetavasti küll sõdu ei tule, aga loodus ikka pakub meile üllatusi. Seetõttu see mitmekesisus ja selline oskus hakkama saada väga erinevates olukordades, see peab meile igal juhul arenema edasi ja need võimalused, kuidas siis oma töötajatega suhelda, tekitada usaldust ja eelkõige siis ettevõtte sisemist kultuuri hoida ja arendada, et see ongi, mis meid tegelikult
teeb edukaks ka edaspidi. Et aitäh kõigile vestluses osalejatele ja aitäh Teliale, et meid siia oma katuse alla kutsusite nendel teemadel rääkima.